No hei kõik fännid. Täna me mängime tastitrippi ja ma näitan siin, kuidas saada BMW ja see on tasuta auto, nii et teil ei ole selleks vaja mingit muud autot, kui teil võib ka olla kõige algusauto, teil võivad ka ainult algusautod ja ikkagi te saate selle auto. Kui teil on isegi kõige halvem auto mängus, ikkagi saate olla tasuta. Nii. Selleks siis lähme mängu. Te peate mängima The Desertit, Desert moodi. Ja rahvas, aitäh teile ka 30 subscriberi eest. Täna ma erivideot ei tee, kuna ma ütlen oma ühes videos, et enne 50 subscriberit ma erivideot ei tee ja ma nüüd räägin, mis tuleb 50 subscriberi peal. 50 subscriberi peal ma teen niuki +5 Aurorat. Nii et ja selleks ma teen laivi, ehk siis saate vaadata mu laivi ka, kus ma need popin. Nagu need siis teen. Aga kui te tahate ka seal osaleda, siis saatke nimele Harima65, saatke mulle sõbrakutse ja ma arvan, et ma panen sinna laivi selle, vaata, et kuna see live toimub, olete näinud kindlasti mõnedel YouTuberitel, et seal on see tulemas live ja siis seal on mingi kuupäev, onju. Nii olgu. Selleks, et saata auto, see BMW, mis mul praegu peal on, ma näitan teil, kuidas seda saada tasuta. Nagu ma ka ütlen, te võite kasutada kõige halvemat autot, ikkagi te saate selle. No nii. Nii, nüüd kui te olete oma auto üles ehitanud, siis nüüd me peame hakkama sõitma. Aga ja ma näitan ka korra, et kui lahe selle BEM-iga on sõita. Selle max kiirus oli vist 260 või 240. Aga nüüd ma näitan, mida sellega veel saab teha. Vaadake ja pum. Vaadake, sellega saab driftida. Igatahes, nüüd ma näitan, kuidas seda saada. Kõigepealt me peame sõitma, ma ei mäleta, see oli vist 5400. Igatahes vaadake seda videot, et saad teada, kuidas seda saada. Me varsti oleme esimeses kohas, kus me peame seisma jääda, et saada BMW-le üks jupp. Või no, teie peate selle jupi võtma.
rahvas, ma teen kindlasti Dusty Tripis ka veel videosi. Teen ma kindlasti Dusty Tripist veel. Nii olgu. Ja siin nüüd 5000 meetri peale tuleb sild siis ja siis sinna sillale võtke, ma arvan, 4900 juba võtke hoogu natuke maha, et sillalt alla ei kukuks nagu, et 4900 hakake pidurdama, ma arvan. Siis te ei kuku sillalt alla. Nii olgu, võtame hoogu maha, et me sillalt jumala eest alla ei kukuks. Ja nagu ma ka ütlen juba, siis selle bemmiga saab jumala lahedasti driftida, vaadake. No, sellega saab paremini, aga ma lihtsalt ei hakka praegu näitama teile, kuidas sellega, kui hea sellega tegelikult on driftida. Oota, saame nii, ma arvan, üles. Ei saa ka. Siis peame auto ring keerama. No nii olgu. Ei. Nii olgu. Ja vaadake, siin sillal te võite võtta siit bentsu, aga mina soovitan teil võtta see autosse panna, et siit jõuaksite edasi sinna BMW-ni. Nii olgu. Siis tehke see sild rahulikult niimoodi ära, nagu mina praegu teen. No nii. No kurat. Ja vaadake, siinpool teed, kuhu ma praegu näitan, siinpool teed tuleb varsti üks nagu, kuidas ma ütlen, garaaž siis. Ja siis sinna garaaži, seal on üks BMW jupp, mida teil on vaja. Aga selle BMW parim asi on see, et kui te sõidate 260-ga vist oli see max speed või oli 240. Kui te sõidate max speediga, keerate hästi järsult, siis see ikka ju ei flipi teie autot nagu ju. See ei lähe nagu keerutama või niimoodi. Nii näe, vaadake, 5800 meetrit ja see on koht, kus jääge seisma. See garaaž siin, jääge siin seisma. Ja siin võtke siis, pange oma auto peale siis need jupid. Oota, ma glitšisin siia kinni. Nii olgu. Opa, siin on need kiid, millega saab seda ka schoolbussi. Igatahes võtke see jupp, vaata, mis ma just võtsin. Ja kes ei tea veel, siis kui te krääbite seal on ja siis arvuti peal te peate vajutama seda tähte, mis seal all on, vaadake, see Z vist oli selle nimi. Vist oli võib-olla. Nii, ehk siis vajutate seda ja siis see jääb teie auto külge. Ja telefonis, kui te mängite telefonis, siis lihtsalt vajutate sinna alla. Nii, te peate siia võtma selle ühe BMW ratta ja siis sõidame nüüd edasi.
nii, no vaadake, näete seda garaaži siin on ju. Siin see BMW siis on ju. Vaadake, see on siin sees. See BMW, mida ma näitan teile, kuidas seda saada. Nii, vaadake, siin panete sellele ühe ratta alla. Siis panete teise ratta siia alla. No nii, ja siis, siis vaadake, teil ei ole siin neid, vaata nagu, teil on siin, panete selle ukse ette, siis teil on siin veel üks ratas. Nii, sööge siit sööki. Kindlasti. Nii olgu, vaadake, nüüd teil on veel mõned asjad puud, on ju. Nende jaoks me peame sõitma. See oli mingi, siin mängus on jäätmejaam kõrbes. Nüüd me peame sinna sõitma. Seal jäätmejaamas on need ülejäänud jupid, mida meil vaja on. Ja see kapoti asi, mis mu auto peal on veel, see, mida ma praegu ära ei pannud, selle te oleksite võinud jätta Bemmi juurde, aga see võib teil auto peal ka olla, kuna te peate sõitma tagasi siis pärast 7000 meetrit, kui te olete nagu selle ära võtnud sealt jäätmejaamast need teised jupid, ülejäänud jupid. Vaadake, siin ongi. Nii, siin on nüüd see jäätmejaam. No nii. Võite siin veel süüa. Nii, no vaadake, võtate siit selle jupi. See jupp on teil siin kuskil jäätmejaamas, need ei pruugi iga kord sama koha peal olla. Panete selle ka oma auto peale, Z-tähega. Nii. Või noh, see täht, mis mul seal all näitab. Nii, seda ei olnud vaja. Nii, te võite ka võtta siit selle vee asja, kuna seda läheb teil vaja BMW jaoks. Nii, ja siin on veel BMW üks uks ja siin kuskil on veel BMW viimane ratas ka vist. Või äkki ja seal taga on, vaadake. Taga on BMW viimane ratas. Nüüd meil on need kõik jupid käes, on ju? Ai, see auto uks ei tulnud meiega veel. Nii. Ja nüüd on meil, kuhu see lend? Nüüd on meil kõik jupid käes. Miks see ei tule kaasa? Mis on sellel viga? Kuhu see läks? Siia. Nii olgu, nüüd see on meie auto küljel. See vist tulebki panna sinna ratta poole, nii et prooviks seda igale pool lihtsalt endal auto külge toppida, kuhugile ta jääb. Ja nüüd mul on probleem. Vaadake. Läks nüüd natuke valesti. Miks see siia läheb? Ma ei sõita siis. Nii. Nüüd. Kuhu see läks? Siia. Paned selle siia. Panen selle kinni. Nüüd see on meie auto küljes. Ehk siis te peate vist nii tegema nagu, et te tõstate selle nagu üles ja siis panete korraks maha sinna kohta, kuhu place'id tahate ja siis võtate üles ja siis alles place'ite. Ja kui tahate sõita niimoodi nagu mina, vaata, ma olen praegu väljaspool nagu autot näen, siis vajutage V-tähte. Mitte F-i, aga V-tähte. Nii, nüüd me peame sõitma tagasi sinna BMW juurde 7000 meetrit. Oh shit. Nii olgu. Nii.
No nii, oleme kohe tagasi 7000 meetri juures. Või kui teil seal jäätmejaamas ei ole seda veeasja, siis te peate enda auto küljes seal lihtsalt võtma. Te saate enda auto küljes ka selle võtta, kui seal jäätmejaamas ei ole seda tollel hetkel. Aga nüüd siis panete selle siia mootori koha peale. Nii, siis võtate enda autole, võtate siit kõik need jupid, mis me tõime sealt jäätmejaamast. Panete need külge sellele. Nii, ärge seda veel pange kapotiks. Nii. Nii. Mis asja? Nii olgu, panete selle sinna taha. Siis võtate selle auto ukse. Nii, siis võtate enda autole selle mootori, võtate enda autol selle mootori küljest. Nii, panete selle siia BMW-sse, panete kapoti peale ja vaadake, nüüd teil on kõik tehtud ja nüüd te saite endale selle auto endale, nagu mul ka just sinna alla kiri tuli. Nii et ja nüüd ma siis näitan, me sõitsime umbes 9000 meetritest. See auto võtab väga vähe vett. See võttis ainult 0,2 vett ja bensus võtab niimoodi keskmiselt. Bensus võttis 3,4 liitrit. Nii, ja nüüd kui te liivite, end ära tapate ja siis liivite, siis teil on see nüüd garaažis. Kohe näitan ka. Nii. Ja nüüd oota, mul laeb. Oota. Nii. Kas see nüüd tuleb äkki lahti, palun? Nii, nüüd te saite endale selle, mitte selle auto, aga selle auto, saite endale nüüd selle BMW. Nii. Rahvas, aitäh tänast videot vaatamast, kindlasti likeige, subscribe'ige ja ma loodan, et ma näen teid ka oma järgmises videos. Tšauki!